tulime linnahalli taha kai äärde siia, proovime räime püüda. Loodan, et midagi kuulda ka on, sest korralik tuul on jälle. Proovime Eesti rahvuskala ehk räime püüda täna. Räime rakendus on siuke, 3 plönni on peal. Pärast näitlen ka. No nii, paneme siis selle õnge kokku. Õnge kokku, rakenduse arutame lahti ja lähme vaatame, mis saama hakkab. Laine on päris hea siin. Ritsib veel kurat märjaks. Nii. Arutan selle lahti, siis ma räägin ka, kuidas see töötab. Eks ole näha, kaua ma siin olla jaksan, sest et päris jahe ilm on. Aga äkki räimele meeldib siuke ilm. Nii. Siuke pikk jurakas. See käib mul siia trossi külge nii-öelda. Ja sellega kopter tuleb. Siin all on see midagi sassis, mul kurat hakkab pihta raisk. Mis siin toimub? Ahah. Nii, lähme kai ääre peale. Ja lähme vaatame. Ja kui keegi otsas on, siis peaks väga hästi tunda olema, kui see mängima hakkab. Autosse sooja, õues on mere pealt puhub täpselt peale. Aga noh, tegelikult räimele peaks see meeldima. Räime, kui mere poolt on tuul, siis peaks räim võtma tähendab, aga ma olen kuulnud ka seda, et räim võtab rohkem õhtu poole, kui hakkab hämaraks minema. Aga praegu on täitsa valge alles, ma peale tööd tulin praegu proovima. Jätsin õnge praegu sisse. Räime püük on äge, jah, ma ennem õues seal tuule käes ei viitsinud rääkida niimoodi, et 3 pleki tükki on seal keskel, mis siis nii-öelda imiteerivad räime. Ja viskad selle, otsas on korralik tinaplönn raskuseks, viskad vette, lased põhja, tunned otsa järgi ära, et on põhjas, kerid natuke üles poole, siis hakkad mängima ridvaga niimoodi. Üles, lased alla kukkuda, üles, lased jälle alla kukkuda. Ja siis kala peaks vaatama, räim peaks vaatama, et see pleki tükk on teine kala. Järelikult ta sööb midagi ja siis ta tuleb ja võtab lihtsalt tühjas konksus kinni. Päris loll kala tegelikult. Ma olen siin püüdmas käinud ja ma olen saanud ka ikka, jah. Korralikult olen saanud. Aga ma ei mäleta enam, mis ajal käidud sai. Noh, ühesõnaga ka praetud sai seda päris korralikult leiva peale ja väga hea oli. Räim on hea kala. Aga mis talle praegu ei sobi või kas asi on tõesti kellaajas või ma ei kujuta ette milles. Et jätsin praegu õnge sisse, natuke soojenan autos ja siis lähen vaatan uuesti. Väga kaua siin külmetada ei taha, et kui täna midagi ei saa, siis tulen mingisugune õhtupoolik. Tulen tagasi, siis kui hakkab hämaraks minema, ütleme seal. Noh, hämaraks praegu äkki 8-9 aeg äkki või, midagi sinna kanti. No nii, lähme vaatame uuesti, mis see õng seal teeb ja kas ta teeb. Mul on tekkinud kerged kahtlused, aga kui ei proovi, siis ei tea ju.
ei ole siin otsas midagi. Laine on väiksemaks natuke jäänud. Proovime nõks veel. Aga võib-olla on vara ka veel. Nii kuupäevaliselt kui ka kellaajaliselt. Ma nii suur spetsialist ka ei ole. Aprillikuu tavaliselt nagu on see aeg, kus algab räimepüük. See on jumala äge, kui see räim otsas on, siis õnge ots hakkab hästi kiiresti käima. Ja eks neid jah, kuna seal on 10 konksu, siis sul võib jopata muidugi, et sa tõmbad 10 tükki korraga välja. Aga valdavalt juhtub nii, et 1, 2, 3 tükki ikka kukub konksu otsast ära ja tagasi. Ma arvan, et mu enda rekord on äkki mingi 5-6 tükki korraga välja võtta. Noh, otsas on rohkem olnud, aga on ära kukkunud. Ma arvan, mingi 8 on äkki otsas olnud või 7 või. Ja 2-3 kukub tagasi. Prooviks, viskaks vähe kaugemale selle korraks huvi pärast, mis ta teeb. Kahju raisk, ma mõtlesin, et täna tuleb hea videomaterjal, et eile just käisin, ostsin selle rakenduse. Et tulen täna, oli lühem tööpäev, et proovin. Aga vist ei midagi. No nii, panin teid autosse. Täna jäime ilma kalast. Aga mis sest, ma arvan. Pusime selle rakenduse siia tagasi jälle. Sükse asja ümber. Ja ma tulen mingi õhtu tagasi siia. Sellepärast, et ma siiski sooviks räime saada. Ma algus mõtlesin küll, et äkki, et kui nüüd täna praegu nüüd räime ei saanud, et äkki ei teekski videot, võib-olla igav vaadata, aga samas sain ära rääkida oma idee, näidata räimrakendust. Siuksed plönnid on siin vahepeal. Maksis mingi 11 eurot vist. Et tegelikult meeletult lihtne püük on. Ja samas kui huvitav, kui tuleb. Et lihtsalt tsikuta ja tiri välja. Aga no sellega tuleb leppida kalal käies, et iga kord lihtsalt ei saa kala. Midagi ei ole teha. Kui kindla peale tahta kala saada, siis soovitan poodi minna. Poest saab alati selle vana hea paberlandiga. Sellega saab alati. Ühesõnaga lõpetasin ära praeguseks, jah, nagu nägite, panin asjad kokku ja lähen minema, lähen koju. Plaan oli küll näidata, noh, ma tulin selles mõttes ikkagi tuhinaga siia, et ma saan räime ja siis ma lähen nendega koju ja ma näitan, kuidas puhastada ja kuidas praadida ja aga jõuab, ma kindlasti tulen tagasi. Natukene tuleb oodata õigemat aega, ilmselt. Ma lootsin, et äkki juba saab. Üldse ootame, millal soemaks läheb, et metsas vähe mõnusamalt, metsas või siis kalal või ükskõik mida tehes vähe mõnusamalt ennast tunda, et praegu on ikkagi, auto näitab 2,5 kraadi sooja, tugev meretuul, no mõelge ise, kui hea see olla saab. Aga kui oleks kala tulnud, siis oleks väga hea olnud. Siis oleks välja kannatanud selle kõik. aga seniks siis nii. Järgmise korrani.